teatud kauplustes, raamatupoodides, kus nad keelduvad väga olulisi ajaloolisi raamatuid müügile võtmast, nagu näiteks Thomas Goodrichi raamat Põrgutorm, mis näitab, kuidas liitlased hävitasid rahumeelseid Saksa elanikke, sealhulgas naisi ja lapsi. On olemas fantastilised faktid selle kohta, kuidas ameeriklased sundisid ümber pöörama või tagasi sõitma nendel rongidel, mis tõid Ameerika palve all olevatele sõjavangide laagritele toitu. See tähendab, Punase Risti toidumool saadeti tagasi. Armsad Võrgutelevisiooni vaatajad, oleme tagasi jälle saates Eestimaa maskita lood ja see on väga vahva ja tore, et me oleme oma saate jälle uuesti käima saanud. Ja me oleme siin Pärnus Luuleraadios. Tere tulemast meid vaatama, kuulama. Ja see on kõik igati vahva. Minuga siin, minu vastas on jälle meie tuntud osaleja Sven Kivisildnik. Ja siin on Reimi Loel ja kõige olulisem, me oleme jälle kinni püüdnud Jüri Lina. Jüri Lina kinni püüdmine meil ikka õnnestub, need me ei saa enam kinni püüdmiseks. Taha seda nagu varjata, et ütleme nii, et oli nõus meiega tulema ja jagama omi mõtteid, kuna ta on jälle loenguturneel meie õnneks Eestimaal, nagu me juba varem ütlesime ja rääkisime ja see on väga vahva, siin on turnee hakkab läbi saama, siin on vähemalt Raplas ja Pärnus, kus ma käisin, saal oli peaaegu täis, kuulajaid oli ilmselt nagu neid on kõige parematel päevadel olnud. Ja räägi siis Jüri paari sõnaga, et kuidas sul see turnee on läinud ja kuidas... Ja, turnee on läinud suhteliselt hästi inimestele need teemad, millest me rääkisime, tähendab andmete varjamine, õigemini faktide varjamine või siis nende inimeste, sealhulgas minu tembeldamine vandenõuteoreetikuteks, et nendest andmetest pääseda, faktide mainimist vältida ja mina olen siis tutvustanud inimestele, et minu ülesanne on otsida välja faktid, mida varjatakse. Mind teooriad üldse ei huvita, ei ole kunagi huvitanud, sest teooria vajab tõestamist. Ja enamasti on teooriad tõestamata, nagu näiteks ka evolutsiooniteooria, seda ei ole kunagi tõestatud, inimesed arvavad, et see kõik on tõestatud, ei ole ühtki fakti, mis seda tõestaks. Ja samuti ka paljude teiste nähtuste puhul on sama asi. Nii et ma olen siis tutvustanud tundmatuid fakte, tavafakte ma ei taha üldse üles võtta, sellepärast, et neid teavad kõik. Kui inimene läheb üle tee, see on fakt. Ja see ei paku mulle mingisugust huvi, sellepärast, et seda ei varjata. Aga kui midagi hakatakse varjama, siis minu huvi on erakordne ja minu kohustus on siis ka teistele sellest rääkida. Ja mida siis on sellel loenguturneel on nagu just eriliselt esile tulnud ja sa oled esile toonud ja... No eelkõige siis islamiga seotud valed. Islam teatavasti toetub 3 toolile. Esimene tool on Mekka, teine tool on Muhammed ja 3. tool on siis see kõige olulisem Koraan. Ja mina olen jälle suuvooder, nagu öeldakse, tutvustan teadlaste andmeid selle kohta, mis neid on häirinud
et ühesõnaga räägitakse inimestele asjadest, mis ei pea paika. Raamatutesse, tähendab kooliraamatutesse, õpperaamatutesse paigutatakse väljamõeldisi, kusjuures teadlikke väljamõeldisi. Ja Harvardi ülikooli professor J. Smith on teinud selle suure töö ära, et näidanud, et kõik 3 tooli, millele islam toetub, on kokku varisenud, sest need baseeruvad valedel ja väljamõeldistel. Sealhulgas võtame selle sama asja, Mekka. Ja kui te vaatate meie teadmeteoseid, sealhulgas Eesti entsüklopeediat, siis te näete, et seal on kirjas, et 7. sajandil sündis Muhamed Mekkas. Ja kuidas ta saab sündida linnas, mida ei olnud olemas? Võtame näiteks 16. sajandi kaardid Saudi-Araabia kohta ja me ei näe kusagil seal Mekkat. Mekkat ei olnud olemas. Teiste sõnadega Mekka jokk, see on niisugune ajaloolaste termin, hästi erudeeritud tähendab ajaloolased teavad seda, mida see tähendab. See tähendab seda, et midagi ei ole olemas. See algas sellega, et tutvustati mõistet Malta jokk, kui poliitilised juhid oma ajal, kui oli vaja, Türgi tahtis minna kallale Maltale ja kindralid olid selle vastu ja nad otsustasid selle saare ära katta oma kohvitassi alla. Ja nad ütlesid, et näete, kaardi peal Maltat ei ole. Malta jokk. No siis me ei saa kallale tungida. No ei saa. Ja sellest ajast on see väljend käibel ja käesoleval juhtumil lihtsalt me pidime tõdema, tõesti nii nagu professor Smith ütleb, Mekka jokk. Seda pole olemas olnud. Ja see on alles hiljuti välja ilmunud, kusjuures kõige hämmastavam on see, et ei saanudki seda olla tookord, sest et puudus vesi. Ja kui puudub vesi, siis ei ole toitu. Kui puudub toit, siis ei saa olla linna ja kui ei ole linna, siis ei ole tsivilisatsiooni. Nii et niisugustest huvitavatest momentidest me rääkisime. Ja no see on kõrbes loomulikult. Totaalne kõrb. Ja see oli ääretult huvitav. Ma kuulasin seda Raplas ja kuulasin seda Pärnus ja seda ma kuulsin. Ma olen muidugi islamist varemgi kuulnud selliseid asju, aga see oli tõesti vapustav, mis sa rääkisid, eks. Igaühel oleks vaja seda teada. Ja peale selle me tulime ju niisugusele järeldusele koos professor Smithiga, et islam on plagiaat. Korani tekst on plagiaat. See on tegelikult tõlgitud araabia keelde, aramea keelest. Mina küsiks seda, et kuna ma seda kõike nüüd kuulan tähelepanelikult ja eriti olen siin jälginud seda meie selle Euroopa seda mõõdukat islamiseerimist ja mul üks selline küsimus. Jüri, mis sina arvad? Kas see islam on nüüd lihtsalt kristluse vaenlane või ta on see kristluse vastase võitluse tööriist? Ütleksime niimoodi, et samad jõud, kes olid kristluse väljakujundamise ja loomise taga, selleks, et orjadel oleks üks niisugune väga vahva ja mõjukas ideoloogia, religioosne ideoloogia, millesse väga paljud täiesti pimedalt usuvad, sest kes hakkab näiteks kas või islami osas kontrollima, kas Mekka oli olemas või olnud, keegi ei kontrolli seda. Ja islam nagu loodi vastukaaluks selleks, et kaks usku omavahel kapleksid ja moslemite peamine kohustus on ju kristlased maha lüüa esimesel võimalusel. Mingile kolmandale jõule on see kasulik? Kolmandale jõule, kes tegelikult on selle süsteemi taga, nemad ja nad ei ole seda eitanud, mul on olemas vastavad allikad. Loomulikult see on ülimalt kasulik ja inimesed on sellega seotud kogu aeg, nad ei saa tegeleda põhiasjadega, see on oma vaimne areng, nad viibivad religioosses lõksus ja on olemas kahte sorti lõkse.
ideoloogilised lõksud ja religioossed lõksud. Ja no näiteks sotsialism, see on puhtal kujul ideoloogiline lõks, inimesed ei taipa, mida nad teevad, astudes sotsialistliku partei ridadesse, on nad väga uhked, et see võitleb võrdsuse ja kõige eest, samal ajal, kui nad viimasel ajal on ka hakanud oma kaarte avama, näiteks Rootsis. Vabadus, võrdsus, vendlus. Ütleksime niisuguse asja, et näiteks Magdalena Andersson, kes on Rootsi sotsialistliku partei juht, on üles tunnistanud nüüd lõpuks ometi ja see oli alles äsja, et see oli suur viga, et me lubasime massiliselt inimestel Lähis-Idast ja paljudest muudest eksootilistest kohtadest Rootsi rännata, sest nüüd võimud on nüüd üle võtnud võiks öelda riigikorraldused, nad on infiltreerinud siia ja tänna ja on moodustanud oma võimusaarekesed. Ütleks nii, et pigem oli see, et võib-olla see Rootsi see valitsev eliit, nad ei saanud kolmandatele jõududele keelduda. See on üks asi, aga teine sotsialistlik juht ja sellest kõigest ma ju lähemalt räägin oma raamatus Nõukogude Absurdistaani vabariik, mis tuleb suvel välja eesti keeles. Ma olin seotud oma filmiga, mille pealkiri on Hermese varjus, mille ma ümber tegin. Ja siis olin ma uuesti seotud sellega, et väga paljud vaatajad Eestis soovisid nii väga, et see ilmuks DVD-l. Ja see pani mind oma korda rakmesse, et tegeleda selle asjaga ja nüüd on see film ometigi DVD peal olemas ja sellepärast mul läks väga palju aega kaotsi, et ma ei saanud tegeleda selle raamatu tõlkimisega, umbes 80–100 lehekülge on veel teha ja sinna läheb sisse ka juhtiva Rootsi sotsiaaldemokraadi ütlus, et see, mida on planeeritud ja kavandatud, on Rootsi elanikkonna väljavahetamine. Ja seda on ellu viidud üsna järjekindlalt. On jah, täpselt, aga nüüd nad räägivad sellest otseselt, nii nagu minu raamatus Maailmaheitjate pettus, kus ei ole ühtki teooriat, vaid on originaalallikate tsitaadid ja see on fakt. Ja fakti ja teooria vahe on minu arvates kohutavalt suur ja kui mõni ei saa sellest aru, siis on ilmselt tegu mingit laadi arengupeetusega. See on ju kõik, see on ülemaailmse rahu huvides ju kõik, et kõik need sõjakad viikingid vahetada välja, vähem sõjakate... Ei no sa lood ju kaks ühiskonna sisse lood ju kaks erinevad vaenulikku leeri. See on ju nende eesmärk, kaks erinevad vaenulikku leeri nagu eestlased ja venelased Eestis. Ja kui sul on võim ja sul on midagi vaja, siis ajad need leerid omavahel sõdima. Või kas siis sõdima või kaaklema või omavahel siis põrkumas. Nii kui Eestis oli pronksiöö. Ja sina sellest kokkupõrkest või konfliktist siis lõikad kasu. Sina ütled, mina olen rahutooja, mina olen ühendaja, mina olen korralooja, mina olen nii edasi. Kes need Rootsis kasu lõikad siis Wallenbergi? No, me saade täna on Jüri Liiaga me kohtume. Korraks tuleks religiooni teema juurde tagasi, et kristlust ja islamit oleme põgusalt puudutanud ja küsimusi ei ole, aga kas ütleme vanemad usundid, ütleme Egiptuse usund, veedad, zoroastrism või veel vanemad nagu ütleme šamanism, et kas need on samasugused lõksud või on seal midagi erinevat? Seal on teatud määral erinevad ja muidugi paljud inimesed ajavad segi niisuguse väga olulise momendi, et nad peavad ka budismi religiooniks. See ei ole religioon, sest seal puudub Jumala mõiste ja seetõttu on tegu filosoofiaga. See on budistlik filosoofia, kus juures isegi nende pühades tekstides, mida nad lihtsalt austavad, selles mõttes on nad pühad, on öeldud välja, et budismi põhimõte on nagu vagajuttude, moraalsete vagajuttude loomine inimestele, et nad käituksid nii tsiviliseeritult ja normaalselt. Nii sellepärast olen mina ka Eesti laste peale mõelnud, et pakkudes neile
moraalseid muinaslugusid, näiteks Jaapani muinaslood ja minul on Jaapani moraal väga pööraselt imponeerinud, sest et kui ma käisin Tokyos ja nägin, et noormees tuleb tutt uue rattaga, jätab selle ratta poe juurde lukustamata, läheb sisse osta tegema ja siis läheb ära. Tundub, et see Jaapani usk oli ka isegi Põhja-Rootsis mingi aeg tagasi olemas. Ja kujutan ette, see ratas oli pärast alles ja mind pani see imestama, kuidas see on tingitud, millest see on õieti tingitud. Ja mulle seletati, et see on võõras asi ja meie võõrast ei võta, see on absoluutselt vastuvõetamatu. Ja sellepärast ma otsustasin ka seda tutvustada ja nüüd täna hommikulgi ma vaatasin siin Eesti telekanaleid, kus räägiti, et vargused on tõusnud kolossaalselt Eestis ja probleemid on sellega seoses, inimesed on hakanud vargile ja hakkavad nagu vanad ajad tagasi tulema. Ma mäletan niimoodi, et kusagil 20-30 aastat tagasi ma töötasin ju ka tõlgina, oli väga tihti vaja külastada Rootsi kohtumaju, et aidata kohtuprotsessil toimuda, sest ilma tõlgita ei ole see võimalik. Ja see oli ka ainus koht, kus ma Eesti põhjakihiga kokku puhtusin, sest see on mulle vastuvõtmatu niisugune seltskond. Kõige, ütleksime, vastikumaks kategooriaks ma pean vargaid. No siin on nagu kaks asja, et vaesumine Eestis on jälle läinud hoogu, nagu oli Eesti Vabariigi algaastatel. Eesti on saanud hea suure koguse juurde slaavi elanikkonda, slaavikeelset Ukrainast. Et nagu eks need teevad oma panuse selle negatiivse trendi juures. Aga sa vahepeal ütlesid, et sul jäi raamatu tõlkimine pooleli, et ütle, mis raamat see oli, see nagu kuulajad seda ei kuulnud, et sul jäi raamatu tõlkimine. Ma mainisin, et see on Nõukogude Absurdistani vabariik. On selle raamatu pealkiri, alapealkiri on sellel sotsialistlik katastroof Rootsis. Paljud on ülistanud Rootsi sotsialismi selles mõttes, et vaadake, kui edukas see on ja vaadake, kuidas on kõike korraldatud ja nii edasi. Tegelikult see, mida Rootsi on saavutanud, on nad saavutanud tänu Rootsi kapitalistidele, mitte sotsialistidele ja nende kiuste, igasuguste takistuste kiuste on midagi üldse saavutatud, aga nüüd on alanud metsik raiskamine. Raisatakse tohututes kogustes nii materiaalseid ressursse, me vaimsetest momentidest ärme üldse räägimegi. Taandareng toimub ka vaimses arengus, näiteks 10 aastat tagasi üks opositsiooniline, võiks öelda alternatiivne ajaleht Nya Tider, Uued ajad, tuvastas ametlike andmete alusel, kusjuures ametlikult ei julgetud, ei söandatud isegi neid andmeid avaldada. Aga need on ametlikud andmed, mida ei suudetud ja ei tahetud ametlikult avaldada. Aga siis alternatiivne ajaleht avaldas. Tähendab, tudengite tase praeguses Rootsis, ja see oli 10 aastat tagasi, tuletan ma veel kord meelde, oli siis nende tasandid hinnati seesugusele, ütleksime, tasandile nagu 13-aastasel õpilasel. Nii et siis üliõpilase taset hinnati Rootsis 13-aastase lapse tasemele. Just nimelt. Täpselt ja eesti keeles. Aga vahepeal oli ju juubel oli siin, Toivo Kurmeti juubel ja teil oli Riis, see oli, kus see oli, Raasikul oli ju loeng ja sünnipäeva tähistamine ja kuidas seal läks ja mis? No me tahtsime näidata katkendit sellest filmist, aga sellest ei tulnud midagi välja. Aga lihtsalt põhjusel, et inimesed keeldusid, et filmi peatataks. Siis nad tahtsid näha seda lõpuni, see olevat niivõrd huvitav, niivõrd hästi tehtud, kus juures loodusvaated läksid hästi kokku Toivo Kurmeti muusikaga, sest mul on olnud tava, et kui ma kusagil reisin, siis ma alati filmin loodusvaateid, imeilusaid.
ja seal oligi kokku lõigatud küll Taist, küll Ameerika Ühendriikidest, küll Hispaaniast ja Itaaliast ja nii edasi. Kõiki niisuguseid vaateid sai kokku pandud niimoodi, et nad moodustasid terviku, iluterviku ja näitamaks ühtlasi ka, et Toivo Kurmeti muusika sobib igasuguse muu iluga hästi kokku ja rootslased on mulle ka kirjutanud, et kui nad on kuulanud Toivo Kurmeti näiteks popsümfooniat, mida Eestis on ainult kord laialdaselt tutvustatud, aga näiteks niisugust hämmastavat lugu, mida on peetud üheks ilusamaks ja mida väga kõrgelt hindas Jaak Joala, ei ole üldse tutvustatud ja sellest on kahju. Tema lood on tegelikult vahet tegemata, üks parem kui teine, kui me räägime instrumentaalmuusikast. Geniaalselt lihtsalt. See on lihtsalt perfektne muusika ja ta tekitab ilu ja ilu võib alati nautida erinevas vormis, kas ta on siis muusikaline või ta on looduslik või ta on mingisuguses teises vormis, kunstilises vormis, näiteks maal. Meil on see vaba voli nautida, aga kui meile pakutakse nautimise asemel vastikustunnet tekitavat kultuuri allakäiku, mida nimetatakse kunstiks, siis see teeb lihtsalt mitte ainult nördinuks, vaid see tekitab pahameeletunde inimeses, kes on tsiviliseeritud, aga muidugi pooltsiviliseerimata olendid, kellel on ka üsna tugev ajuloputus, nendele sobib kõik. No see on vist ikkagi kuskil peaaegu 90% kahjuks inimestest kuulub selle kategooria alla, mida sa nüüd viimaseks mainisid. Aga see oli väga hea uudis, et Õhtuleht avaldas sinust ja Toivo Kurmetist artikli ja seal on nagu päris, vaata näite ilusasti ja kaamerasse ja Toivo Kurmetist ja seal on tema traagilisest eluloost on ka lühidalt kirjutatud ja seda on päris vapustav lugeda, ma lugesin seda ja raamatukogudes saate selle lehe veel kätte. Näiteks selle pingi initsiaator oli ju meie väga tuntud teleajakirjanik, eks ole? No te näitate näpuga, aga kuulaja vaata. Näib olevat härra Kersna. See on tõesti härra Kersna. Mulle nagu jäi sümpateerima see pealkiri, et 1,5 miljardist rublast. See tuleb välja pigem meelde nagu kunagi mingi 100 aasta tagune see Weimari vabariik ka, kus mingi raha väärtus, kui kukkus kolinalik aastal 23. Ja tõesti, Toivo Kurmet oleks palju vähem tuntud, kui Vahur Kersna ei oleks nii uljalt tegutsenud ka selle ilu heaks, millele Kurmet pühendas praktiliselt kogu oma elu. Sest et ta ei kujutanud ette, et ta võiks midagi trulla-lullat luua, nagu ta ise ütles. Niisuguseid lugusid ma looksin päevas 100, ütles ta. Aga meloodiad tulevad teatud protsessi tulemusel. Ja ka need tulid kiiresti, aga võtame selle sama loo, mida ma mainisin, et mis on kohutavalt ilus. Selle nimi on Angelique. Ja seda ei ole mängitud Eesti raadiokavas. Mitte kordagi või? Ühes minu saates oli ta üks kord ja sinna paika see asi jäigi. Ja siis sellest ajast peale ei ole seda mängitud, aga ma olen nüüd oma loengutel mänginud. Inimesed tulevad pärast küsima minu juurde, kas seda on võimalik saada. Soomlastele läks see niimoodi peale, et plaat müüdi totaalselt läbi. Ja nüüd ma pean ümber mõtlema täpselt nii, nagu ma ei kavatsenud üldse välja anda Hermese varjus uuesti. Pärast seda, kui see film on ümber tehtud 80% ulatuses. Ma tegin selle ümber ja siis hakati minu käest nõudma, et kus on DVD. Ja siis mul ei olnud teist väljapääsu. Me tegime DVD
ja samasugune lugu on nüüd, et ilmselt tuleb see plaat, mille selle albumi pealkiri on Kaastunde dimensioonid. Ja Angelique on selle esimene lugu. Meil ei jää teist valikut, kui pakkuda inimestele seda võimalust nautida, sest nad ütlesid, see on nii imeilus. Tõesti on ainuüksi selle loo mõjul Jaak Joala ütles Valter Ojakäärule ühe tema intervjuu andmeil, et Toivo Kurmet on Eesti parim helilooja ja mis mõttes? Ta suutis luua meloodiaid ja meloodia on India filosoofide väitel muusika hing. Ilma meloodiata ei ole muusikal hinge, see on hingetu muusika. Rääkimata siis sellest võrast, mida meile pakutakse ja ütleme kõige võikam näide Rootsist on see, kui üks härrasmees otsustas furoori tekitada ja nagu ta väitis, siis Stockholmi kesklinnas Sergeli väljakul pidi siis ette kantama Sergeli sümfoonia ja see algas siis prügikasti kaante kokku paugutamisega. Siis järgnes mootorratta käivitamine, siis üks naiskoor oli seal, kes õikas, muidugi see peab siis väga see oli ääretult kaasaegne siis. Ja nii edasi. Ja selline lugu siis kuskil 20 minutit müra jääb ära, selle eest anti esimene preemia 100 000 Rootsi kroone autorile. See on mingi korruptsioon lihtsalt nähtavasti. Aga see on tegelikult eeskuju võtmine kommunistlikust uuest muusikast, mida tänapäeval nimetatakse konkreetseks muusikaks. Näiteks Bakuus 20. aastate algul kanti ette Vabriku vilede sümfoonia, kus siis olid nii igasugused viled, kus olid siis huiked, kus oli kuulipildu ja tärin, kõik võimalikud mürad. See oli siis 1920 Baku, mis ta oli mingi sotsialistlik, mis tal oli, mingi Nõukogude vabariik. Baku Nõukogude Aserbaidžaani Nõukogude vabariigis 1920 Vabriku vilede kontsert ja nüüd Stockholmis prügikastide kaante kontserti. Kes ütleb veel, et ajalugu ei korduks? Ajalugu on kordunud veel ühe korra Pärnus. See oli siis, kui kapitalism Eestis oli suhteliselt uus asi, siis Pärnu teatris kanti ette selline, ta oli nagu veidi etenduse moodi, aga siiski mõeldud kontserdina, kus instrumentidena kasutati kontorimasinaid, eks ole, kohvimasin teeb sealt mingit hääd, printer teeb mingit hääd, faks teeb mingit hääd. Selline sama kommunistlik loogika, aga siis oli suur vaimustus kapitalismist. Inimesed läksid kontoritesse tööle, see tundus olevat see uus õilis maailm, mille helid toodi siis teatrisaali ja kanti seal ette, ega see ei olnud väga esteetiline. Kindlasti mitte. Reini, sul on kultuuri elunumber käes, näita seda, siin oli sellega lugu oli seotud. Kus suunas sa näitad seda? Näitame vast siia sellesse suunda. Ja, et siin on üks selline ajakiri ka meil veel nagu kultuuri elu. Mina olen seal tellija muides. Oled, jah? Seda saab täitsa tellida. Kas te olete tellinud selle ajakirja juba? See on muidu soovitame. Ja võrreldes Õhtulehega on ta loomulikult on äärmiselt tagurlik, seda kohe algus ära mainida. Aga teema on sellest, et siin on ka pikk artikkel, on Jüri sinuga siin. Ja siis, aga selle ajakirjaga on selline lugu, et ma näitame siin seda, et siin seda ajakirja, et pikk artikkel siin Jüriga, intervjuu. Aga selle ajakirjaga on nimelt üks selline teema, et ühelt ja teiselt poolt on nüüd kuulda, et olevat nagu kuskil mingi probleem, et müügilt ära korjatud. Et me saame küll selle täpsem informatsiooni. Mitte see ajakiri, vaid selle ajakirja see number. Selle ajakirja see number. Ja see on seda, et me saame need täpsem informatsiooni saame kuskil mingi märtsi keskel või
ma täna helistasin toimetusse ja uurisin, et kuulujutte kostab siit ja sealt, eks ole, kirjutatakse Facebookis on kosta, et seda on Tartust, ma ei tea, Raplast, eks ole, et on juhtumeid, inimesed nõuavad seda ajakirja ja seda lihtsalt ei ole. Ja küsisin siis toimetusest, et kas on mingid sanktsioonid, kas on mingi kohtuotsus, et meil siiski on demokraatlik riik, et lihtsalt niisama ei saa nagu ära keelata. Toimetusest vastati, et mingeid sanktsioone ei ole, et keegi on küll sõimatud ja helistatud, et sõimu on olnud rohkem kui tavaliselt, et keegi on kuskil väga tõsiselt häiritud. Aga et nad ei oska selle kohta midagi öelda, et neil ei ole mingeid etteheiteid tehtud, mingisugune ametkond ei ole mitte mingisuguseid pabereid ega nõudeid saatnud, aga et ei ole veel tulnud müüginumbreid, et märtsi keskel ilmselt tuleb siis toimetusega uuesti ühendust võtta, et näha, kas müüginumbrites on mingit anomaaliat, kui müük on järsku ära lõppenud ja ega neid numbreid ilmselt paberil ilmselt neid numbreid on raske kätte saada, sest üldjuhul nad lähevad makulatuuri, aga kultuuril elul on kena komme oma failid panna võrku, nii et kui isegi on nüüd keegi näinud palju vaeva, et see informatsioon ei leviks, siis toimetus teeb kõik, et see siiski saaks mingil hetkel kättesaadavaks, et veidi kannatust. Siis Tea Kurvitsaga sa rääkisid, ta on toimetaja. Ja need sõimajad, need olid siis mingid tavaliselt keegi lugeja või mingi lihtsalt niisama. Kes seda teab? Mitte ametiisik. Ei, mitte mingi lihtsalt rahulolematud kodanikud. Ühesõnaga, et minul tekkis selle numbri vastu huvi just sellepärast, et kui ma kuulsin, et selle mingi levikuga ja sellega mingi probleem on. Ja siis ma mõtlesin, et vaatan, et Jüri Lina hakkasin seda sama artiklit, lugesin selle kõik läbi, siin ei ole mitte midagi sellist, et mida peaks nagu tsenseerima. Vaatasin kõik, need on kõik juba ammu läbi käidud juba faktid, sa oled ise oma loengutel korduvalt nendest kõikidest rääkinud ja siis ma vaatasin, läksin nende seda ajakirja edasi, lugesin ja vaatasin, et mis siin veel on, et äkki on midagi muud hoopis, et mis võiks see põhjuseks olla ja siis oli see, et vaatasin isegi siin oli mingi Enn Põlluaas rääkis vapsidest kõikidest mingi vapside mingi kõik sellest vandenõust ja kõigest sellest. Asjad on ka enam-vähem. Kõik ei ole mitte midagi, kõik see mingi Artur Sirguga. Mine asja juurde siis, millest. Ja see oli, et mingi Artur Sirguga mingi, ka need tema on mingi mõrvad, ta on mingi minimaalselt seal peatatud kõik sellest, ütleme sellest Pätsiga, sellest nagu riigipöördest. Muideks edasi need, et ülehomme on Pätsil 150-aastane sünniaasta juurde. Siis suured Pätsi sõbrad ja andunud austajad saavad minna suure olmeikide tüüpi peakuju juurde ja seal klaase kokku lüüa. Jah, aga siin oli sedasi, et ei olnud mitte midagi, ma ei jõudnud nagu mingi, isegi selles artiklis ei olnud midagi, aga jõuame siin välja, kohe jõuame me hoopis huvitava teemani, et siin on meil selline mees nagu Veksli võtsijast hävituspataljonlaseks. Härra Raud. Näita ilusasti näed. Näed, Jaan teab, kuidas näita. Ei, ma näitan, et inimesed tahavad ju näha ju. No muidugi, jah, vaadake. Lõbus kommunist härra Raud. Kirjanik ja kollaborant Mart Raud. Aga see teema on olnud üleval päris põhjalikult niisuguses lehes nagu Eesti Ekspress. Jah, nii, aga siin on nüüd eraldi on välja toodud üks lõik, et Mart Raud, et on Juhan Smuuli nimelise preemia laureaat. See on ka selline asi, et see võib olla, võib ka mitte olla, et see kuidas me seda nagu võtame, et see võib põhjus olla, võib ka mitte põhjus olla. No mina lihtsalt ole. Aga meil on tänas külas ikkagi Jüri Lina, et siis Rauda me saame siin lahata teinekord, kuna ise soovime. Aga te ütleks, et Jüri on olnud selle tsenseerimise põhjuseks, et pigem ma leian, et... No see võib olla üks ja teine. Loengus oli juttu ka Ukraina sõjast ja sellest olukorrast, mis seal praegult on. Sellepärast, et esitati küsimusi. Rahvas on väga murelik ja nad kardavad selle sõja levikut ja nii edasi ja tahtsid ka lähemalt teada saada, et kuidas see asi praegu välja näeb. Me rääkisime loomulikult niisugusest asjast nagu Harry Trumani doktriinist, mille ta püstitas 41. aasta 24. juunil 1941
New York Timesi intervjuus, kus ta siis ütles, ma näitasin seda tsitaati ka saalis kuulajatele. Nimelt ta ütles niimoodi, et kui me näeme, et Saksamaa hakkab võitma, siis me toetame Venemaad. Kui me näeme, et Venemaa hakkab võitma, siis me toetame Saksamaad, nii et nad jaksaksid tappa nii palju inimesi kui vähegi võimalik. See on Trumani doktriin, mida nad tunduvad praegu kasutavad ka Ukrainas. Sinu arvates, jah. Hämmastav kokkusattumus on see, et peaaegu samas sõnastuses sarnane doktriin on avaldatud 5. aastal sellises võltsingus, mille nimi on Sioni tarkade protokollid, mis on siis väidetavalt ühe seltskonna maailma valitsemise plaan. Peaaegu sõna-sõnalt. Tollel ajal oli ju see, et oli Vene-Jaapani sõda ja seda üritati ka võimalikult pikaks venitada, aga tookord oli see, et Vene tsaar lihtsalt andis alla ja see sõda lõppes ära. Seal ei ole nimetatud ühtegi poolt, et me toetame mõlemid poolt, kui sõda käib ja nõrgemat alati rohkem kui tugevamat, et sõda kestaks võimalikult kaua ja tapetaks võimalikult palju inimesi. Kusjuures siis Harry Truman ei olnud tookord ei asepresident ega president, vaid ta oli lihtsalt, nagu ajalehes oli öeldud, senaator. Tema positsioon oli see ja lisaks siis ta oli vabaüürlaste suurmeister oma kodu osariigis. Ja siis oli ju Putin meil ju, aga kui Putin võimule sai, siis oli üsna palju juttu sellest, et tegelikult on ta lääne salateenistuste, ma kui öelda, nööri otsas agent ju. Aga nüüd on inimesed selle ära unustanud ju. Päris. Sul oli Putinist oli paar näidet päris seal. Aga mis kõige tähtsam Putini kohta, et meil on siin ka Putini ütleksime niimoodi, austajaid võiks öelda lausa. Mitte ainult venekeelse elanikonna hulgas, aga ka eestikeelsete inimeste hulgas. Ja Rootsist rääkimata, mul on seal tõsiseid konflikte. Paljud putinlased ei taha minuga üldse rääkidagi. Ja ainus võimalus oli mul lüüa nad täiesti nokauti. Putini enda, võiks siis öelda, lojaalsuse avaldusega. Niimoodi küll võib-olla. Mina niimoodi tõlgendan seda. Mul on video, kus siis Putin Peterburis sai kokku Klaus Schwabiga, kes oli talle kinkinud raamatu 4. tööstusrevolutsioonist, mis näeb siis, et eraomanduse likvideerimise ja igasugused muud nõmedused, leninlikud nõmedused. Ja siis vastutasuks teatas Putin järgmist. Te olete meie eeskuju. Meie ei vea teid alt. Meie teeme koostööd üksmeelselt. Ütles Putin Klaus Schwabile. Putin ja mina siis saa seda teistmoodi tõlgendada kui lojaalsuse avalduseks. Ma ei tea, kuidas teie seda tõlgendate. Mis aastal see juhtus? See juhtus 2 aastat tagasi. Et ei ole 2 aastat tagasi oli 2021 siis ju. Mina ütlen seda, mida ma näen. Ma näen praegu seda, et näiteks, et kui Venemaa võitleb seal mingi 5-nurga all, 5-nurkad ja kõikide nende kommunistlike loosungite all seal Ukraina vastu ja teiselt poolt Ukraina võitleb mingi tankidele, mingi saksa ristid peale joonistatud ja võitleb nagu nende natslike loosungite all Venemaa vastu. Nagu rollimäng. Ja need on indiaanlased ja teised on kauboid. Ja mina ei saa siiamaani aru, et kummad see lääs toetab üldse. Kas Venemaalt või Ukrainalt? Mina ei saa tõesti aru. Ühte avalikult räägitakse, et toetatakse, teist toetatakse salaja. Meie valitsev liit toetab mõlemat poolt. Siin on peaminister edasi, et omakorda on ju need idavedude värk ja siis teiselt poolt on edasi kõik suurtükid anti Ukrainale. Ja inimesed hukkuvad. Jüri Rapla loengus sa rääkisid
ühest väga huvitavast artiklist, see oli New York Dagbladetis, ilmus Rootsis sinu artikkel. Nii, ma võtsin täna hommikul selle seal näpuga lükkamise ristasest välja ja me vaatasime seda siin ja sa andsid loa, et me saame selle eesti keelde tõlkida, sest Raplas olid inimesed käisid seal minu juures ja ütlesid, et jumala eest, et avaldage see artikkel eesti keeles ja Jüri andis selle nõusoleku ja siis on tellige meile ette, et nüüd kuskil järgmistes numbrites, mitte veebruari omas, aga ma arvan, ilmub see artikkel. Kus sa kõik selle informatsiooni said Venemaa kohta? See oli täiesti vampustav, mis seal artiklis oli. See on kõik mul kogutud järk-järgult, sest ma jälgin väga tähelepanelikult Vene Riigiduuma toimunud esinemisi. Ja seal nendest esinemistest jäävad järele protokollid. Ja mina olen ju niisugune väga kentsakas inimene, kes refereerib väga meelsasti. Ja kui paljud on minu peale pahased ja isegi niinimetatud sotsioloogi ja teadlased heidavad mulle ette, et ma tegelen vandenõuteooriatega, mis on absoluutne jälgvale, sellepärast et mind ei huvita teooriad. Siis võin ma taas jälle öelda, et see ei ole mitte Liina, kes ütleb neid asju, vaid käesolevas artiklis on sama lugu. Neid asju ütlevad Vene poliitikud vastavalt sellele protokollile, mis on Vene Duumas kirja pandud, kus nad ilusasti ütlevad, et meie ei kontrolli olukorda, vaid olukorda kontrollivad Ameerika Ühendriikide ametnikud, kes tegutsevad meie ministeeriumides. Nagu vene keeles on üks väga fantastiline ütlus. Причем тут я? Mis see minusse puutub? Mina lihtsalt tsiteerin, näitan ära, mida nad on öelnud ja siis muidugi ametlik Vene statistika. Ametlik Vene statistika, mis näitab vastuvaidlematult, et Venemaa teaduslike artiklite arv on langenud sedamoodi. Ja see oli seal sees küll. Ta oli palju viletsam tasand kui näiteks kolmandas maailmas, nendes riikides. Kõik asjad käivad alla mäge, seal on palju igasuguseid muid huvitavaid momente, seal on ära toodud teatud telefonikõned, mis on nüüd avalikuks saanud, sest neid kuulatakse pealt, salvestatakse ja tehakse avalikkusele kättesaadavaks. Selleks on palju kaasa aidanud Raadio Svaboda näiteks ja mul on palju kontakte. Sealhulgas ka vene kirjanike hulgas, kes on eksiilis, kellega me oleme koostööd teinud. Näiteks tänu nendele inimestele tõlgiti vene keelde minu raamat Skorpioni märgi all. Ja meie oleme sõltuvad üksteisest. Me aitame üksteist. Ühel on ühed andmed, teised on teised andmed ja nii me riisume keskpõrandale kokku üsna vapustava andmestiku. Ja seda ma olen käsitlenud selles artiklis ja nüüd tuleb teine artikkel. Ja see teine artikkel näitab niisugust asja, mis võib-olla ka paljudele Eesti inimestele on võõras. Kuidas Nõukogude Liit praktiliselt kõik nii kergetööstuse toodangu kui ka paljud muud asjad on kokku varastanud või neile on läänest antud ja need kaubad, ma näitan originaalkaupa, originaalnime all ja nõukogude kaupa nõukogude nime all, sest lihtsalt nimi on muudetud, aga kõik on täpselt samasugune. Ja ma selles artiklis toongi ära originaalkauba ja nõukogude kauba. See süsteem ei suutnudki teisiti tegutseda, kusjuures see nõukogude variant oli ju tunduvalt viletsam, nii kvaliteedi kui ka muude omaduste poole. See oli siis Lada Fiati välja ei andnud ikka päris. See oli siis nõukogude ajal, kui see... Just. Ja mis te arvate, et tänapäeval asjad teisiti käivad, siis nüüd nad teevad ju ümber isegi Hiina autosid. Aga lihtsalt enda omaks. Aga siis seal oli, artiklis oli, et tegelikult Venemaa on USA koloonia ja kui Ukraina on USA koloonia, siis kaks USA kolooniat
See on Ameerika kodusõda 2. Sõdivad omavahel ja inimesed hukkuvad ju. Jah, täpselt õige. See ongi see sama doktriin, millest sa alustasid. Jah, Harry Trumani doktriin, täpselt see käib ja muidugi neid huvitavad teatud maavarad Ida-Ukrainas, mida on ameeriklastel väga tähtis kätte saada ja inimesed hukkuvad, sellepärast et ajad või asjaolud on läinud nii hulluks, et tekitatakse segadust, sealhulgas praeguse olukorraga Lähis-Idas. See kõik on võrreldav niisuguse kujundiga, et sogases vees on hea kalu püüda ja nõnda püütaksegi kalu ja üks on suurem ja tähtsam kala kui teine. See ongi see kõige raskem asi selle juures, et paljudel tavainimestel, kellel ka ajaloolised teadmised puuduvad, ei suuda läbi näha. See läbinägemise võime on niivõrd nõrgaks muutunud. Inimene ei suuda uskuda, et keegi võib olla kuri, tahtlikult kuri ja võib tahtlikult toime panna kuritegusid. Sealhulgas kas või laste röövimisi Ukrainast. Ja tegelikult on see kõik kordus. Täpselt sama protsess toimus Hispaanias 1937. aastal, kui tuhandeid Hispaania lapsi veeti Nõukogude laevadega Nõukogude Liitu, peamiselt siis Odessasse ja Leningradi. Ja ma olen seda kõike näidanud oma filmides. Kahes filmis ma olen selle asja üles võtnud ja ühes filmis näiteks olen ma siis, selle pealkiri on Kraftmetningen, see on siis jõuproov ja seal ma olen näidanud, kuidas hakati neid inimesi ära kasutama, neid noori inimesi, hakati ette valmistama neid, et tulevikus, kui nad täiskasvanuks saavad, saata neid Ladina-Ameerikasse Nõukogude spioonidena. Ja sellele on tähelepanu juhtinud ka Aleksander Solzhenitsyn, kes sellest kirjutas, mismoodi see protsess toimus. Ja ma käisin Hispaanias ja sain kokku ühe professoriga, ajalooprofessoriga ja mind huvitas, et kuidas teie seletate seda, et Hispaania lapsed viidi minema Venemaale, osa lasti neist lahti, nad võisid tagasi tulla nagu praegu, natukene näppu otsa täis Ukraina lapsi antakse tagasi. Ja ma küsisin selle professori käest, et mida teie oskate mulle selle kohta lähemat öelda, kuidas koheldi neid lapsi, kes Nõukogude Liidust tagasi tulid, kuidas Franco kohtles neid ja kõiki. Ta sai pahaseks minu peale, sest tal ei olnud... Mis pärast? Sellepärast, et tal ei olnud õrna aimugi sellest. Ta on jätnud kodutöö tegemata, ta ei teadnud sellest mitte midagi ja ma ütlesin, mul on tehtud varem üks film ja nii edasi. Ja siis ta muidugi lootis, et mina olen kandikul kogu oma uurimistulemuse talle kätte ja siis tema nagu võib ennast uhkena tunda, et vaadake, mis tema on kätte saanud. Ja ma ütlesin niimoodi, et aga niimoodi need asjad ei käi. Mitte kui me töötame koos, siis mina annan teile ja teie annate mulle. Ta pani uksest välja, ta sai maru vihaseks. Niimoodi ei saa ju koostööd teha. Nojah, ei saa, aga see on nagu inimlik käitumine, tahab saada võimalikult palju, võimalikult täiesti tasuta. Aga sa rääkisid eile loengus väga kurvalt, julmalt seda, kuidas peaaegu Ukraina andmetel 400 000 venelast on hukkunud ja venelaste surnugi enam ei koristata, venelased lasevad maha oma avatud, et nendega ei oleks tüli ja tuleb inimene terveks ravida, kui surnud, siis ei ole vaja. Lihtsalt on keelatud avatute ravimine, sest see maksab raha. No lihtsalt öeldaks ja surnud venelaste laibad jäävad maha ja rotid söövad need kõik üks. Rotid ja rebased. Rotid söövad nad ära, et kas kuhu on siis see langenud, see tsivilisatsioon siis? Aga üleüldiselt meil toimub degenereerumisprotsess on tuvastatud, muide, teadlased on seda tuvastanud
ja siin ei ole midagi imestada. Väga vähesed, kes suudavad hüppata veidi kõrgemale astmele ja oma arengus edasi minna, aga väga paljud tammuvad ühe koha peal. See on see kõige hullem lugu. IQ kukub. See on täiesti teaduslik fakt. See on teaduslik fakt ja see sõidab kiiresti. Ja ka Eestis, aga muidugi on väga suures osas süüdlaseks tehtud välismaalaste sissevool nii Rootsi kui ka teistesse Skandinaavia riikidesse ja see on ka õige, sest et kui ikkagi mõnel rahval on kuskil 80 punkti, see IQ, siis loomulikult ta tõmbab ka ülejäänud alla, aga ka omaenda elanikkonna IQ kukub, sealhulgas ka eestlaste hulgas, ka need faktid näitavad seda, sellepärast et see kukub alkoholi tagajärjel, suitsetamise tagajärjel ja muude mürkide kasutamise tagajärjel. Ja ma olen ka öelnud näiteks Rootsis doktor Margareta Helsteni eeskujul, et ei ole oluline, kas on raske narkootikum või kergem. Kõik nad kahjustavad aju ühtemoodi. See on see. Ja seda ei taheta endale tunnistada. Ka suhkur praktiliselt langetab IQ-d sellepärast, et seal ei ole mineraale. Seal ei ole vitamiine ja võib ju kasutada tatleid. Näiteks Tallinnas tehakse isegi banaanileiba, magustatakse tatlitega. On olemas nesi, mis on väga tervislik ja on olemas ka näiteks suhkrud, mis pärinevad näiteks Kagu-Aasiast. Kookosuhkur. Ja suhkur on ju tegelikult, me ei jõua siin täna rääkida, vaatajatele, kuulajatele täielik mürk, mis ta on müüa poes, et ärge jumala sees seda tarvitage, et ka vältige magusad asju nii palju kui võimalik või siis kasutage ainult kodumaist mett ja sul on õigus ja muidugi IQ langeb ka ekraanidesse vahtimise läbi päevad otsonni ja oled sa Jüri nõus? Ma ei ole näinud niisuguseid andmeid, aga mida ma tahaksin kindlasti soovitada on, et Eestis on ilmunud nüüd omaenda toodanguna müügile aluseline vesi, see on värska vesi. Seda ma soovitan tõesti, et kes ei viitsi hommikul süüa kas või pool sidrunit või sidruniviilud vette lõigata, siis joogu aluselist vett, sest et näiteks igasugused haiguslikud protsessid, haigustekitajad, nendele meeldib happeline keskkond, aga nad vihkavad või ütleme, nendel on vastu näidustatud aluseline keskkond. Igasugune vesi on tegelikult kergelt aluseline. Reimi, sul oli küsimus. Mul oli küsimus, et minul sellist informeeritust ei ole, aga et Jüri, sa mainisid informeerituse koha pealt, et siin selle Vene-Ukraina sõjaga või üldse ja kogu selle asja ümber on, ütleme, 3 sellist küsimust minul vähemalt on kummitama jäänud. Esiteks oli üks asi oli see Prigožini tsirkus, mis toimus siin, kogu see palagan siin 24. juunil eelmisel aastal. Kas Prigožin on elus? See on esimene küsimus. Teine küsimus on see, et miks tulistati alla see Vene lennuk, see Il-76, mis väidetavalt vangide vahetusel vedas nagu neid Ukraina, neid kõige rahvuslikumalt meelestatud, neid Azovi, neid võitlejaid. Ja 3. küsimus on nüüd see, et ka Navalnõi surnukeha ei ole siiamaani omastele või välja antud. No sul oli terve valand küsimusi kohe. Aga need ongi 3 küsimust. Ja see on terve saate teema. Terve saate teema kahjuks. Me peame järgmise saate otsa tegema. Aga need on sellised, millel ei ole nagu reaalselt ühtegi kusut, vaid vastused ei ole ühelegi. Ja loomulikult, aga see tavaliselt on Venemaaga läbikäimisel on see alati nõnda. Sest et ühe tavalise vale asemel tuleb 10 täiesti uut valet ja nad on valetamise meistrid. Kõik asjad on ju valed. Võtame kas või selle sama Putini niinimetatud intervjuu Ameerika ajakirjanikule Carsonile ja
kus siis me kuulsime niisugust asja, et Venemaa 1000-aastane ajalugu. Minu matemaatilised võimed ei küündi nii kaugele, sellepärast et kui Peeter I kuulutas Venemaa välja ja ilmus maailma kaardile riik pea nimetuse all Rossija, siis enne seda meil oli tegemist Moskooviaga ja moskoviitidega, siis sellest ajast on 1721 septembrikuu oli see. No see 300 aastaga nagu. 303 aastat saan mina kokku. Ja. Aga armsad lugejad, vaatajad, kuulajad, tellige meie lehte Rahvuslik Teataja, siis siin varsti ilmub Jüri Lina artikkel Venemaast, millest me siin rääkisime ja millest Jüri Lina rääkis täna siin, millest ta rääkis ka loengus tõlkena, selleks on, nagu me juba rääkisime, luba olemas ja artikkel saab olema. Ja siis Jüri, sa tahtsid veel midagi öelda lõpuks? Ja ma tahtsin öelda, et mis mind teeb murelikuks, et Eestis on hakanud levima niisugune tendents. Siin oli juttu, et kui on demokraatlik riik, siis ilma sanktsioonita ei saa keelata. Ometigi näiteks on toimumas mingi tegevus teatud kauplustes, raamatupoodides, kus nad keelduvad väga olulisi ajaloolisi raamatuid müügile võtmast, nagu näiteks Thomas Goodrichi raamat Põrgutorm, mis näitab, kuidas liitlased hävitasid rahumeelseid Saksa elanikke, sealhulgas naisi ja lapsi. On olemas fantastilised faktid selle kohta, kuidas ameeriklased sundisid ümber pöörama või tagasi sõitma nendel rongidel, mis tõid Ameerika palve all olevatele sõjavangide laagritele toitu. See tähendab Punase Risti toidumool saadeti tagasi selleks, et need rahumeelsed elanikud, tihti naised ja lapsed, sureksid. Nälga. Ja nii on, ja see on umbes protsess oli samasugune nagu Holodomori puhul Ukrainas. Inimesi tapeti nälja abil, neile ei antud midagi süüa, nad olid sunnitud rohulibresid sööma, kõik oli ära söödud. See on puhtal kujul sõjakuritegu pärast sõda. Nii see on. Ma tahaks rääkida, mul on see raamat endal kodus olemas. Ja ma olen sealt leidsinud ja siis ma olen 2 korda tal on lugema hakanud. Ma lugesin 30 lehekülge lugesin ära, panin kõrval, see on lihtsalt niivõrd julm. Ja siis teine kord sama kogemus, täpselt sama kogemus. Vägivald on ikkagi nagu üle mõistus. Täiesti üle mõistus. Kõik need vaipommitamised, ütleme need rahulike linnade vaipommitused, kõik, mis seal Saksamaal pihta nagu korda saadeti, see on ikka üle mõistuse julm. Kusjuures samal ajal, eks ole, kõik süüdistused on esitatud Saksamaa kaela. Võtame kas või niisuguse asja, et esimene põhiline süüdistus oli, et Saksamaa tungis Nõukogude Liidule kallale sõda kuulutamata. Ometigi on isegi Eesti ajalooõpikutes sees, gümnaasiumi ajalooõpikus, et Saksamaa oli sunnitud Nõukogude Liidule kallale tungima preventiivsetel eesmärkidel, sest et Nõukogude Liit valmistus Saksamaale kallale tungima. Neil oli trükitud isegi väikesed sõjaväelised vestmikud ja mul on koopiad nendest, kus on siis kirjutatud, milline on lühem tee Berliini ja kõik niisugused kolmes versioonis, siis kõigepealt on venekeelne küsimus, siis on saksakeelne vastus vene tähtedega kirillitsas ja siis on originaalne saksa väljend ladina tähestikus. Seda on esitatud. Mis puudutab sõda välja kuulutamata kallale tungimisse, siis see on vale. Minul on selle tekst Saksa Riigiarhiivist käes. Väljakuulutamise tekst. Samuti on vähe sellest. Mul on see pressikonverents, mida filmiti 22. juuni hommikul 1941, kus teatati välismaa ajakirjanikele, et Saksamaa on sunnitud Nõukogude Liidule kallale tungima, sellepärast, et nad olid juba tulemas Saksamaale kallale. See oli kõik ära öeldud. Vaat sellepärast ei saa sellest sõja väljakuulutamise tekstist
mingisugust kokkuvõtet teha isegi, ega rääkimata selle avaldamisest, sest seal on ära öeldud põhjus. Nõukogude Liit riigina ei saa tungida kelledegi ka. See on jälle järjekordne vale. Jüri, kuule, aga kes esimesena sõja kuulutas Saksamaale 33. aastal juba? Inglismaa. Ei, seal konkreetselt, aga see mingi, minu arust Divesiga oli seal see mingi pealkiri oli, et kas need olid mingi kogu maailma juudid kuulutasid Saksamaale sõjale? No see on jah, niisugune sõjakuulutus, aga me ei tohi unustada seda, et Inglismaa alustas ju ka mitte ainult teist maailmasõda, vaid ka mitte ainult esimest maailmasõda, vaid ka teist maailmasõda. Ja see on just huvitav selles suhtes, et see ei ole jällegi mingisugune vandenõuteooria, vaid seda kinnitavad Inglise ajaloolased, kes on kirjutanud vastavad raamatud. Ja see esimene raamat esimese maailmasõja kohta, see on niisugune paks telliskivi. Väga huvitav, mis koosneb dokumentidest ja seal oli ühtegi vandenõuteooriat sees. See on dokumendid selle kohta, kuidas see asi käima läks. Ja me oleme sellest raamatust meie lehes kirjutanud, ma ei mäleta küll millises numbris, aga meil oli sellest lühike kokkuvõte seal, mis seal raamatus seisis, mida nüüd Jüri mainis. Aga armsad vaatajad-kuulajad, siis meie aeg hakkab lõppema või tegelikult on lõppenud juba vahepeal siin ammu, nii et suured tänud teile. Saateaeg, mitte meie aeg. Meie saateaeg ja anna andeks. See läks võib-olla natuke liiga julmalt. Kes teab? Võta. Ütles see uuesti ja sellega saaks lihtsalt. Jaa, sul on õigus. Nii, armsad vaatajad ja kuulajad, meie saateaeg on nüüd otsa saanud, vahepeal on ära kulunud, isegi üle on läinud, nii et mul on rõõm tänada Sven Kivisildnikku, aitäh, ja Reimit ja muidugi kõige rohkem meie saatekülalist Jüri Lina ja me kindlasti kuuleme ja näeme varsti jälle siinsamas Luuleraadios. Siis anname teada, kui tuleb uus saade, aga suur aitäh teile. Kohtumiseni. Nägemiseni.